Okei, kutid, vaadake, see on legitsev turbiin! Päris mootor ämblikmehe lennukilt. See tähendab, et see lennuk lendas kuhugi valesse kohta ja see oli kukkunud just siia. See kõik võib tõsi olla, sest ma leidsin need videod internetist. Hei, kutid, vaadake, see on päris ämblikmees ja ta kutsub kõiki oma lennukile. Ja siis päris lennuk, mis näeb välja nagu ämblikmehe lennuk, lendab taevas. Issand, see lennuk teeb nii ägedaid trikke, aga mis juhtus edasi? Vaadake, see lennuk on leekides. Ämblikmehe lennuk kukub. See kukub meremetsa! Ja kutid, me peame ämblikmeest aitama. Ta võib ikka veel kuskil seal olla. Lähme kutid! Me peame leidma ämblikmehe lennuki. Tulge kutid siia! See on veel üks langenud puu. Ja vaadake, seal on rohkem suitsu. Rohkem suitsu just seal. Lähme lähemale. Issand kutid, ma näen veel just leidu. Vaata, see näeb välja nagu lennuki tiib ja see on täpselt sama disainiga, nagu me enne turbiinmootorit nägime. Vaata, siin näeme võrku. Me näeme sinist ja punast värvi ning see on ämblik täpselt selline, nagu ämblikmehel siin on. Nüüd olen kindel, et see oli päris ämblikmehe lennuk ja see saab tähendada ainult üht. Ämblikmees vajab meie abi. Ta on ikka veel kuskil selles metsas. Me peame ta üles leidma ja peame ämblikmeest aitama. Ta võib seal olla, nii et peame kiirustama. Tule! Hei poisid, vaadake, seal on suitsu. Aga see on punast värvi, see tähendab, et keegi palub abi. Nii et ämblikmees võis siin olla ja ta andis taevasse abimärguannet pärast seda, kui lennuk alla kukkus. Ja vaadake, see on veel üks osa ämblikmehe lennukist. Sellel on ka punast värvi, sinist värvi ja mingisugune ämbliku võrgu joonis just siin. See on väga massiivne ja väga suur osa. Ja vaata, see tabas seda puud nii kõvasti, et see on täiesti hävinud. See on hullumeelne, aga me peame ikkagi ämblikmehe üles leidma. Me peame teda aitama ja aru saama, mis oli selle õnnetuse põhjus. Mida sa vaatad? Mida sa vaatad? Oota, ämblikmees, kas sa oled seal? Ämblikmees! Ei? Kuulge, see ei ole ämblikmees, see on ämblikmehe kostüüm. Ta kaotas selle pärast lennuõnnetust. Issand, see on hullumeelne, päris ämblikmehe kostüüm. Aga kui ma selle selga panen, kas ma saan mingid ämblikmehe võimed? Proovime järele. Ja see aitab meil ka päris ämblikmeest leida. Ma olen praegu nagu päris ämblikmees. Ta kaotas oma kostüümi, aga ma saan tema võimeid kasutada, et ta üles leida ja päris ämblikmeest aidata. Hea, hop, hea. Hop, ämblikmees. Ma sooviksin, et mul oleksid ämbliku võrgu heitjad, et kirjutada ämbliku võrgule. Aga vaadake, kutid, olgem keskendunud, et lõpetada meie ämblikmehe uurimine, peame vaatama rohkem videoid, et aru saada, mis juhtus. Nii et kõigepealt kutsus ämblikmees kõiki ämblikmehe lennukile. Kõik olid väga õnnelikud, sest see on tõeline seiklus. Siis nad lendasid, eks? Ja nad saavad pileteid ämblikmehe lennukile ja nad on nii õnnelikud. Ma sooviksin ka ühe saada. Siis võimas ämblikmees kogub oma asju seikluseks. Jah, ta kutsub teisi poisse endaga lennukile liituma. Ja siis, pärast lendu, mis juhtub? Midagi lõhkus lennukis, sest me näeme seal tuld. Ja siis toimus õnnetus ning nad leidsid metsast palju asju. Midagi juhtus lennukis ja me peame välja selgitama, miks see juhtus. Aga kus on päris ämblikmees praegu? Kuid mul on endiselt kahtlusi, kas see olukord on päris või mingisugune võltsing. Poisid, kes on teie lemmiktegelane ämblikmehes? Kirjutage kommentaaridesse, ma tõesti tahaksin neid ka meeldima hakata. Ja ärge unustage sellele videole laiki panna, nii et lähme edasi. Otsime edasi ämblikmeest. Tulge, poisid, me peame ämblikmeest otsima. Ta võib kuskil lähedal olla. Hei! Issand, vaadake, mis see on! Midagi musta ja limast lebab sellel murdunud puul. Issand, poisid!
Ma tean, mis see asi võiks olla. See võib olla Venom. Venom ründas ämblikmehe lennukit. Nii et poisid, see oli päriselt. Issand, vaadake. See on ämbliku võrguheitja. Sa saad seda kasutada, et tulistada päris võrku, nagu ämblikmees. See on kaetud ka Venomi limaga. Aga sellel on ämblikmehe ainulaadne märk. Sa saad selle asja peale panna ja kasutada seda nagu ämbliku võrguheitjat, et puudele toetuda. Jah, et kasutada ämbliku võrke. Okei. Ma tõstsin kogu Venomi lima eest ära ja proovime selle nüüd peale panna. Oh, issand. See on nii hästi peale pandud. Ma tunnen end nagu ämblikmees. Issand, see on ju ämblikmehe mask siin. Issand, ma olen sellest unistanud. Ma proovin end ämblikmehena. Ta kaotas kõik oma asjad, maski ja ämbliku võrguheitja. Paneme selle pähe ja proovime ära, eks? Ja siis me leiame ämblikmehe, sest ta vajab kindlasti meie abi. Sest kui see on päriselt, siis võime eeldada, et ämblikmeest ründas Venom. Nii et me peame ta päästma. Kiirustame! Jah! Oh, issand! On aeg seda proovida. Jah, issand, päris ämbliku võrk. Proovime selle ära. Vau! Ma olen nagu päris ämblikmees. See on hullumeelne. Oh, issand. Jah. Ma tunnen end nii võimsa ja tugevana, nagu päris ämblikmees. Aga me peame ikkagi päris ämblikmehe üles leidma. Ta on ikka veel kusagil siin metsas. Ta vajab pärast lennuõnnetust endiselt meie abi. Nii et lähme. Mulle meeldib end ämblikmehena tunda. Ma armastan seda võrguheitjat nii väga. Oodake, kutid! Tundub, et ma püüdsin midagi oma ämbliku võrguheitjaga. Oodake, mis see on? Issand, see on veel üks osa ämblikmehe lennukist. Ämblik, mis on kaetud limaga. Venom, must Venomi limaka. Issand, seal on kirjas ämblikmees, nii et see on kindlasti osa ämblikmehe lennukist. Vau, see on nagu saba osa. See lennuk oli ülikerge, et olla ülikiire. Kui see kõik on tõsi, kui ämblikmees vajab endiselt meie abi, siis võin eeldada, et Venom ründas ämblikmehe lennukit ja midagi halba on juhtunud. Pärast seda kukkus ämblikmehe lennuk alla. Aga kas ämblikmehel õnnestus ellu jääda või mitte, me peame selle välja uurima. Me peame teda aitama, sest muidu võib ämblikmees olla surnud. Nii et kiirustage, leiame ta üles. Tulge, poisid, tulge! Kogu see olukord on kuidagi kahtlane. Ma ei suuda ikka veel uskuda, et ma kannan päris ämblikmehe kostüümi ja me otsime päris ämblikmeest. See on üsna võimatu. Ja me nägime päris Venomi osi. See on kummaline, aga mitte nii kummaline kui see leid. Issand, mis see on? See asi näeb välja nagu goblini pomm. Viskegranaat, mis võib plahvatada, kui siia vajutada. See helendab ja kostab heli, nagu see hakkaks kohe plahvatama. Hop, 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 hop. Hop, hop. Mis? Kuidas see võimalik on? See on natuke imelik. Ma arvasin, et see on Venomi kohta, aga me nägime goblinite plahvatust. See nagu ei sobi kokku. Praegu tundub see nagu mingi cosplay, kus olid ämblikmees, Venom ja goblin. Me peame oma uurimist jätkama, sest ämblikmees võib vajada meie abi. Või äkki ongi kõik? Ei ole tõsi. Me peame jätkama, kutid. Ämblikmees! 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 Kui sa oled enus, siis palun ütle midagi! Ei, ma ei kuule midagi, aga ma näen seal midagi. Vau, see tundub olevat rohkem rususid alla kukkunud lennukist, eks? See näeb välja nagu šassi, nagu väga oluline osa. Seda nimetatakse ka telikuks, sest lennukid kasutavad sellist šassiid kogu lennuki maandumiseks. Võib-olla nad üritasid seda maandada, aga kogemata see plahvatas. Jah, see on kindlasti ämblikmehe lennukilt. Aga mis see on? Ma pole kunagi midagi sellist varem näinud. Siin on kirjas Spider Nitro ja siin on ämbliku märk, sama mis mul rinnal on. Ja vaata neid juhtmeid. See on ka mingi katki läinud osa ämblikmehe lennukist.
Nitro kasutati selleks, et kiiresti liikuda, nagu kiired autod. Kõik kasutavad nitrot ja nitroksi, et väga kiiresti sõita. Nii et võib-olla ämblikmehe lennuk kasutas seda asja. Ja, me nägime neid trikke õhus. Nii et ma arvan, et seda kasutati nende trikkide tegemiseks. Mind huvitab, kas see Spider Nitro töötab ikka veel. Wow, kas te nägite seda? See on nii võimas, kutid! Wow, see tõesti lööb mind pahviks. Nagu... Wow, kas te nägite seda? See on uskumatult! Wow, kiire! Jah, nüüd ma tõesti mõistan, miks ämblikmehe lennuk nii kiire oli. See on hullumeelne, see on suurepärane. Aga kutid, keskendume nüüd. Me peame ämblikmehe üles leidma. Ta võib ikka veel meie abi vajada. Me peame ikka veel mõistma lennuki õnnetuse põhjust. Ja me peame leidma üha rohkem vihjeid oma uurimise jaoks. Me peame leidma üha rohkem ämblikmehe lennuki osi. Lähme! Ja tundub, et ma leidsin veel ühe vihje. Jah! Otse teise murdunu puu sees. Ja ma arvan, et see asi kukkus otse taevast alla, eks? Aga mis see on? Sellel on kindlasti ämblikmehe kujundus, nagu minulgi. Ja see näeb välja nagu mingi relv. Jah, kutid, see on võrkpüstol. Proovime selle ära. Selle asjaga saab tulistada päris võrke, et vaenlasi kinni püüda. Kuidas see töötab? Ma ei tea. Siin on meil võrk, päris võrk. Võib-olla peame panema pähe ämblikmehe maski, jah? Võib-olla peame olema päris ämblikmees, et tulistada päris võrkpüstolist. Ohoo! Oota, mis asja? Ma olen täielikult ämbliku võrku mässitud. Jookse! Issand, ma pole küll nii osav kui päris ämblikmees, aga me peame ta ikkagi üles leidma, kutid. Me peame ikkagi aru saama, kas ta on veel elus või mitte. Oh, issand, Spider-Man! Tead, ma ikka veel arvan, et see pole päris, aga me leidsime tõesti palju vihjeid. Ämblikmees! Ämblikmees, kus sa oled? Ma olen elus! Ämblikmees, kutid, kui te ikka veel vaatate ja kui teile meeldivad need videod, mida ma teen, siis ärge unustage tellida. See on minu jaoks väga oluline. Mul on unistus jõuda 5 miljoni tellijani, nii et palun, tellige kohe. Ja vaadake, kutid, mis see on? See näeb välja nagu lennukiiste, väga eriline. Ja siin on ämblikmehe märk. What is that? Aga mis see on? See on langevari. Ämblikmees ütleb siin, et see on spetsiaalne katapulti istevedrudega. See töötab nagu katapult. See visati lennukist välja ja see kasutas langevarju, et kukkumist aeglustada. Nii et kutid, ma arvan, et ma tean, mis siin juhtus. Ämblikmees istus siin ja juhtis lennukit, eks? Ta sai aru, et lennuk on kohe kukkumas. Nii et ta vajutas mõningaid erilisi nuppe ja lendas selle spetsiaalse istmega minema, eks? Sest sellel on väga võimsad punased vedrud, nii et me võime eeldada, et päris ämblikmees jäi selles lennuõnnetuses ellu. Oh jumal, jah. Aga mis oli lennuõnnetuse põhjus? See on natuke kummaline. Jah, me võime teada, et ämblikmees jäi ellu. Aga miks ämblikmehe lennuk alla kukkus? Mis see on? Poisid, see on eriline. Siis see mine kaamera. Ja see lülitati lennukist välja. Jah, pärast õnnetust oli lennuk alla kukkunud ja see sisemine kaamera oli sees, nii et see salvestas õnnetuse põhjuse. Ja me saame selle käivitada ning aru saada, kus ämblikmees praegu on ja mis juhtus. Kes ründas ämblikmehe lennukit? Mängime selle kohe läbi. Nii et ühendame selle kaamera minu telefoniga. See on ühendatud ja mängime viimase video ette. See hullumeelne. Jaa, parim lend üldse. Issand, see näeb välja nagu ämblikmehe lennuki sisemus. See on nii punane ja sinine nagu ämblikmees ise ja need tüübid näevad välja nagu ämblikmehe külalised. Jätkame mängimist. Kuule, vaata seda. Hei kutid, täna olen mina teie piloot. Ei ole võimalik. Siin on ämblikmees. See on natuke imelik. Miks ämblikmees otsustas piloodiks hakata?
kas ta on päris ämblik mees? Tema hääl on kuidagi imelik, mitte selline nagu Peter Parkeril, aga igatahes vaatame edasi. Vau, me tegimegi ära! Kurat küll, lõpuks ometi! Lend on alanud. Ma tean, eks ole! Vau! Miks need kutid karjuvad? Oh, mees, see haiseb nii jubedalt. Nad see on riknenud või midagi sellist. Nad räägivad midagi sellest riknenud mustast õlist. Jah, must õli on kogu lennuki sees laiali. Ma unustasin õli vahetada. Me kukume alla. Ma hüppan välja. Mis pagan? Oh, jumal küll. Ämblik mees ütles, et ta unustas lennuki sees õli vahetada ja see oligi õnnetuse põhjuseks. Jumal küll, see tähendab, et see polnudki originaalne lennuk ja see polnudki päris ämblik mees. See kõik on võlts. See kõik on mingi cosplay või midagi sellist. Ja see lennuk oli sama võlts kui ämblik mees. Jumal küll, aga ma arvan, et kõik lõppes ikkagi hästi, sest me leidsime selle katapuldi, nii et kõik on hästi lõppenud. Aga igatahes kutid, kui teile see video meeldis, siis ärge unustage sellele laiki panna, sest me peame saama võimalikult palju laike ja muidugi ärge unustage tellida. Minu nimi on Slaav ja aitäh vaatamast. Mulle meeldib Spider-Man igatahes ja ühel päeval leian ma päris Spider-Mani.